Kullasära Expressionsist. Uus luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon. Uskumatu luksus alates 7 eurost. Expressions. Tere armas vaataja! Käes on jälle laupäeva hommik ja hakkame aga koos elu nautima. Vaatame siis, mis meil täna ees seisab. Masku sisustuskauplus avas eelmise aasta lõpus oma 3. poe Eestis ja meie tulime siis muidugi uudistama seda poodi. Siin on, ütleme, et selle antud hetke kõige ilusamad ja uuemad mudelid siis esil meil, mida me pakume ja nagu siin on näha pildilt ja taustalt, siis on kõige populaarsemad kangad ka esil. See on nüüd paar kuud tagasi meile valikusse lisandunud diivan. Ta on üks sügavamaid diivaneid ja ta on siis mini-pocket ja sulebaasil tehtud, et klient saab siis ise otsustada, kui sügaval ta istub, kuna siin on mitu kihti patju ja selle järgi saab nagu reguleerida oma mugavusastet. Ja kohe on näha veel mõnest ilusaid diivaneid. Ja, praegu, mis on eestlaste seas hästi populaarne Põhjamaades ka on velvet, et seinast seina värve, tumesinised, kollased, punased, roosakad toonid ja muidugi ühevärvilised mündivärvi, nagu siin on roheline ja sinine. Kuna praegu on veel hästi populaarne kõrge jalaga ja viltuse jalaga diivanid, tumbad tuleb ka teha täpselt sama stiili järgi. Et kes soovib teha diivanil lisapikendust, siis tumba näol ta saab seda teha. Tagapool on meil siis diivanvoodid, jenkivoodid ja söögilauad ja toolid, mida on ka meil laialdaselt valikus. Tugitoole on ka laias valikus siis, et meil on üks Taani firma, kes toodab siis hästi õhulisi toole, mis on praegu moes. Et massiivsed tugitoolid on praktiliselt valikust väljas ja inimene eelistabki lihtsust. Siin on meil esitanud siis Norra Stressless-sari, kus on ilusti välja toodud ka tehas, kus neid valmistatakse. Kõikide nendel toolidel on siis 10 aastat garantiid sisule ja karkassile. Maailma parimad toolid, vähemalt siiamaani nüüd liigitatud. Meil on uhkus pakkuda hästi laia valikus voodid. On keelvoodid, mis meil on siin pool väljas ilusti ja siis on Eesti suurim voodite valmistaja meil Bellus. Pool sellest valikust kuulub siis nendele. Seal on ka kliendil võimalik valida üle 300 erineva kanga vahel, jäikusi, suurusid, peatseid. Ütleme, et peaaegu kõike saab valida. Siin on jah siis Sekornesi vaanevoodid, nendel on siis 25 aastat garantiid ära vajumise eest ja nemad on siis tehtud keeli peale, et inimene magabki keeli peal siis. Ja see keeli pluss on see, et hoiab voodi jahedana, keel on siis alumises pinnas siin ja hoiab voodi jahedana ja see voodi ei vaju mitte kunagi ära. Antud diivanvoodi tellisime otse Ameerika turult sisse, et näidata, et ka selliseid lahendusi pakutakse. Kes tahab 3 diivanist teha narivoodi, see saab 3 diivanist teha selle narivoodi. Ja isegi söögilauad on teil siin olemas, jah? Ja, söögilaua ja tooli valik on meil nüüd laienenud viimase paari kuu jooksul märgatavalt ja seal on hästi lai materjalivalik, puiduvalik erinevates toonides. Selle kuldse diivani võtaks tõesti kaasa, kui see vaid mahuks mulle koju ära või siis jääks siia vedelema. Aga paraku tuleb nüüd minna edasi, sest meil on veel mõndagi põnevat ees. Ja nüüd saame kohe teada, kuidas kõige paremini jäädvustada beebi ootuse aega ja lapse esimesi eluaastaid. Little Urbi on kodumaine bränd, mis aitab väikelaste vanematel märgata ja jäädvustada oma laste igapäevaseid väikseid hetki. Meie tootevalikus leiab peamiselt trükitooteid, milleks on siis beebiraamat, fotokaardid ja ennustusmäng. Meie brändi nimi tuleneb 3 ingliskeelsest sõnast Little, Urban ja Baby ehk väikelinna beebi. Ja meie sümboliks on üks omapärane loomake Urbi, kes kannab endasse brändile omaseid väärtusi, hetkelisust, hoolivust ja turvalisust. Oma tootete loomisel oleme pööranud tähelepanu keskkonnasõbralikule tootmisele. Beebiraamat, väike raamat minust, on täidetav kuni 7. eluaastani. Raamat on eeltäidetud.
kuid lapsevanem saab ise otsustada, kas täidab raamatut pigem kirjutades või fotosid kleepides. Beebiraamat on jagatud 4 peatükiks ja selle täitmist saab alustada juba enne lapse sündi. Esimene peatükk hõlmab endas suupuud ja ootusaega. Teine peatükk on pühendatud beebi esimesele eluaastale, mil laps areneb ja avastab maailma kõige enam. 3. peatükk on 1–7-aastase lapse argihetkede ülesmärkimiseks ja piltide kleepimiseks ning 4. peatükk võtab kokku olulised eluetapid ja saavutused. Kirjutada saab nii lasteaiast, unest kui ka söömisharjumustest. Little Urbi mõnisünnipäevade ja hetkeemotsioonidega fotokaardid on kahepoolsed ja ümarate nurkadega, olles ohutud väikelastele. Fotokaardidega on hea tähistada minisünnipäevasid, luues sel viisil jäädvustus lapsest ja fotokaardist. Emotsioonikaardid aga juhivad tähelepanu argistele hetkedele, mida märgata. Selleks, et tehtud pildid ei jääks ainult ekraanil vaatamiseks, leiab meie veebilehelt koduseks kasutamiseks Canoni fotoprinteri, millega on fotode printimine ja beebiraamatu täitmine imelihtne. Kusjuures printida saab nii otse telefonist kui ka mälukaardilt. Ennustusmäng, mida toob tulevik, on hea kingitus. See mäng pakub toredat tegevust baby showeril, andes külalistele võimaluse ennustada, milline saab olema lapse nimi või sünnikuupäev. Samuti on see hea seltskondlik tegevus katsikutel, laste sünnipäevadel, ennustades näiteks tulevast ametit või elukohta. Ennustusmäng loob tuleviku ootust, sest 25 aasta pärast on põnev võrrelda kirja pandud tegelikkusega. Little Urbi tooted on saadaval meie kodulehel ja ka raamatupoodidest. Kuna märts on Little Urbi sünnipäeva kuu, siis selle puhul loosib Little Urbi välja sellise toreda beebiraamatu. Kui sina soovid seda raamatut endale, siis mine meie Facebooki lehele ja seal algab üks suur vaatajamäng, kus siis loositakse välja üks tore beebiraamat. Kellele meist ei maitseks soojad sõõrikud? Õnneks pakub sõõrikukohvik neid juba 26 aastat. Kas kusagil on veel mõni sõõrikukohvik? Jaa, Nõmmel. Ja millal siis esimene kohvik avati? Avatigi Nõmmel. Esimene 26 aastat tagasi sügisel saab siis nii palju aastaid oldud. Ja siin avati 2000 aastal, et siis suve alguses on 19 aastat. Milline on sõõrikukohvikute toiduvalik? Mida te peale sõõrikute veel pakute? Pakume suppe, hommikusööke, soolaseid pannkooke, magusaid pannkooke, praade. Kas sõõrikud on endiselt populaarsed? Ikka. Kõige populaarsemad. Kas teilt on võimalik toitu ka kaasa tellida? Jaa, isegi suppe saab, salateid saab, praade ja sõõrikud, pirukad. Kas teie juurest saab pidada ka pidu? No meie saalis ei saa, et meil on niisugune väike saal, aga Nõmmel on täitsa biosaal olemas, et seal tehakse sünnipäevasid ja pidusid ja saab ka peielauda pidada, et kui on vaja. Ja mis teeb sõõrikukohvikud eriliseks? No võiks eeldada, et sõõrikud, aga väga populaarsed on meil moonirullid. Et kui need ikka otsa saavad, et siis on jah nukrust. Kas moonirullid on koos sõõrikutega algusest peale olnud? Ei ole. Et ma arvan, et kuskil 10 aastat. Et iga kord avastame, et siis uusi tooteid katsetame ja et mis läheb müügiks, et seda ikka jätkuvalt pakume. Ja kes teie tavalised kliendid on? On igapäevakliendid ja on ka turiste hästi palju, kui on turismihooaeg. Kohe, kui mina olen kõik need maitsvad sõõrikud nahka pistnud, läheme me edasi hoopis ruudulisemate ja triibulisemate teemadega. Ja nüüd me tutvume Tallinna vanalinnas imearmsate rahvusmotiividega värviliste kudumitega. Kui kaua sina oled juba kampsuneid ja kõike muud ilusat disaininud? Aastast 1993, nii et võin uhkusega nentida, et eelmisest sajandist. Ja mis neid sinu kudumeid iseloomustab? Neid iseloomustab see, et neil on kas siis otsene või veidi kaudsem seos rahvakunstiga kõigel. Armastanud rahvakunsti võib täitsa julgesti öelda, et siis olen seda palju
uurinud, olen magistritöö teinud sellel teemal ja nüüd ma arvan, et ma võin omale lubada vabadust sellega ringi käia, nii nagu mulle meeldib. Aga millised värvid sulle meeldivad? Mulle meeldivad väga paljud värvid. Ma ei vaata värve nii nagu, et mida ma ise selga paneks, aga ma vaatan neid, kuidas nad mulle meeldiksid teiste seljas. Võib-olla, et ma ise armastan sellist pigem värvitut, kammat, neutraalseid värve, aga siis, kui ma nendega olen hulk aega töötanud, siis ma tingimata tahan juba midagi kirevamat. Kellele need kudumid ennekõike mõeldud on? Kellele need sobivad ja kes neid kannab? Väga mitmesugused inimesed. Hiljuti käis üks noor tütarlaps koos oma emaga otsimas jakki Rahvarõiva seiliku juurde. Siis on väga palju püsikliente. Kõige toredam on üks sõbranna Rootsist, kellel on 12 jakki. Ma ise armastan mõelda niimoodi, et nad on veidi isepäised, isemõtlejad. Võib-olla mitte tingimata nii trendi järgijad. Inimesed, kes teavad, mida nad tahavad ja nad tahavad võib-olla natuke eristuda. Kas siis vähem või rohkem. Põhimõtteliselt on niimoodi, et me enam-vähem müüme kõik, mis me teeme. Mõtlen niimoodi, et selleks, et oma eluga toime tulla, ei pea kogu aeg kasvama mitmekümneid protsente aastas, siis ma olen enda jaoks mõelnud niimoodi, et kui ma tulen ise toime ja minu töötajad tulevad toime, et siis meil on nagu jätkusuutlik ettevõte. Ka mina olen endale nüüd selga saanud ühe imeilusa rahvariietest inspireeritud kampsunikese. Imetleme natukene seda poodi edasi ja siis läheme vaatame, mida toredat me veel leiame. Sära Expressionsist uus luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon. Uskumatu luksus alates 7 eurost. Expressions. Kevad on kohe ukse ees ja võib-olla on see just väga hea aeg hakata mõtlema sellele, kuidas veel kaunim välja näha. Kui kaua on tegutsenud Kesklinna LPG? Kesklinna LPG saab sellel kevadel 15-aastaseks. Ja kui see põhiline märksõna ehk siis LPG tselluliidiravi on jäänud nende aegade jooksul samaks, siis tehnoloogia areng tähendab tänasel päeval kliendi jaoks kiiremaid tulemusi ning oluliselt spetsiifilisemat ja individuaalsemat protseduuri. Lisaks tselluliidiravile teeme me siis LPG aparaadiga ka näohooldust, spordimassaaži, armiravi. LPG protseduur põhimõtteliselt tähendab mehaanilist massaaži, mida tehakse aparaadiga, kehaprotseduuri siis läbi spetsiaalse kostüümi. Mõjutame siis kogu keha, eriti probleempiirkondi. Viimaste aastate jooksul on kindlasti klassikaliste LPG protseduuride kõrval oma kindla koha leidnud ka lokaalsed protseduurid. See tähendab seda, et me mõjutame ainult konkreetset kindlat probleempiirkonda, mis saab siis oluliselt pikema, intensiivsema töötluse ning sellega tulevad ka paremad tulemused. Tselluliidiravi protseduur tähendab siis siledamat nahapinda, vähenenud ümbermõõte probleempiirkondades ning nahaelastsuse paranemist. Sobib kõigile, nii meestele kui naistele, seda, et valus on, ei pea kartma ning sobib ka tõsiselt ülekaalulistele inimestele. Näoprotseduuri puhul räägime me samamoodi vananemisvastasest toimest, ehk siis parandame näonaha elastsust, silume kortsukesi, aga ka näiteks topeltlõua puhul ning silmaümbruse tursete puhul saab häid tulemusi. Kui mitmel protseduuril peab käima, et tulemusi näha? Kehaprotseduuri puhul võiks alustada sellise 10 aktiivse kuuriga, see tähendab siis umbes 2-3 korda nädalas. Hiljem, kui aktiivne kuur on tehtud, võiks tulemuse säilitamiseks käia 1-2 korda kuus. Näoprotseduuri puhul sõltub siis juba probleemi suurusest ja inimese vanusest, alustame 5-10 protseduuriga. Kui nüüd LPG protseduur võib tähendada siis tselluliidiravi, näoprotseduuri, armiravi või spordimassaaži, siis lisaks sellele on meie populaarsemate teenuste hulgas ka ultraheli näopuhastus ning PDR-i protseduurid. Kindlasti sügav kummardus meie
imetoredate klientide poole ning koostööpartnerite poole ning loodan, et selle sünnipäevaperioodi jooksul rõõmustame oma praeguseid ja võib-olla ka tulevasi kliente erinevate sooduspakkumistega. Nüüd, kus oleme tutvunud sellise huvitava protseduuriga, on aeg minna tutvuma lima tegemisega. Ja nüüd me saame hakata jälgima lima tegemist ja muuhulgas tutvume ühe väga toreda kohaga, kus saab teha kunsti ja üksiti pidada väga tegevusrohkeid sünnipäevi. Põhitegevus on meil laste kunstitegevused, mis on siis 3–14-aastastele lastele hetkel, aga see muudkui kasvab see vanus. Missugust kunsti lapsed siin teevad siin? Meil on keraamika, joonistamine, maalimine, hästi palju igasuguseid segatehnikaid, mida me ise siin arendame, millele ei oskagi nime anda. Põhirõhk on sellele, et me taaskasutame, proovime ise võimalikult vähe seda loodust reostada. Peale viimast näitust tekkis nagu selline idee, et võikski hakata kunstnikega koostööd tegema ja laste kunsti kõrgemale tõsta. Kas teil on praegu ka kusagil mõni näitus? Hetkel on ja Palo Alto klubis on meil huvitav näitus, mis on võib-olla natuke erinev lastekunstist, et ma, nii nagu ma ka oma tunde teen, et ma alguses räägin päris asjadest ja tihti nagu enda elust, et selleks, et laps saaks kunsti tõsisemalt võtma, et tema tegevus oleks sellise tähendusega, et ta suudab sinna iseendast midagi lisada, et kui ise räägid ausalt ees, siis lapsed saavad kontakti kuidagi iseendaga palju paremini. Näitusel on siis koostöös kunstnik Mauri Krossi maalidega tehtud lapse käe läbi mindud nagu just sealt kunstniku tööst edasi, et seal, kus kunstnik on pooleli jäänud oma tunnetega, oma loominguga, sealt läheb laps edasi, et me oleme siis käsitlenud seal laste hirme ja õnnestumisi. Me teeme selle lima ise otsast lõpuni. Sünnipäevad on ka meil hästi aktuaalsed, et praktiliselt iga nädalavahetus on sünnipäevi ja sünnipäevad on kunstitegevusega, et tegelikult kogu see aeg kulub ka sellisele tegevusele pluss spetsiaalne programm. Ja lima saigi valmis. Meie läheme nüüd vaatame, mis mujal toimub. Üks teema, mis kõiki inimesi, olgu me siis suured või väikesed, alati puudutab ja alati huvitab, on raha. Meie erahuvikool Mängides targaks viib läbi majandusmängude ringi nii Tallinna kui Harjumaa koolides ja huvikeskustes. Meie ringides saavad osa võtta lapsed nii 1. klassist kui ka 9. klassini. Oma ringides me räägime meid ümbritsevast rahamaailmast, kui keeruline see on. Kuidas jõuab raha meie rahakotti? Kuidas saab teenida lisaraha juurde? Mis on passiivne, mis on aktiivne sissetulek? Kuhu see raha meie rahakotist kaob? Meie põhiline mäng on Cashflow, mida saavad mängida kõik meie vanusegrupi lapsed. Selles mängus nad saavad väga hästi aru, mis on sissetulekud, mis on väljaminekud, mis on laenud, head ja halvad laenud. Kui Cashflow mängus on tutvutud aktsiatega, siis mõned mängud aitavad paremini aru saada dividendi aktsiate kasvust kui ka aktsiatega kauplemiseks. Näiteks Power Grid versioon, mis mängivad vanemad vanusegrupi lapsed. Seal mängus me peame looma oma firma ja me peame oma firma kasumisse saama ja ostes teiste firmade aktsiaid saame ka dividende nende firmade kasumist. Analoogne mäng aga lihtsama ülesehitusega on tootmistehas, mida siis mängivad noorema vanusegrupi lapsed. Samamoodi lood oma firma, arendad oma firmad. Kui nüüd aktsiate kauplemisest ja ostmisest, müümisest rääkides, selleks on väga hea mäng kuire keskmisele vanusegrupile. Nooremale vanusegrupile on üks tore mäng Hotell, mis on ka meie erahuvikooli teine põhimäng. Ka meie teeme koostööd erinevate firmadega ja sel kohal tahaski tänada meie koostööpartnereid, kes on aidanud meil soetada nii mänge kui ka raamatuid. Meie ringi eesmärk on tekitada isu lastes rahatarkuse järgi, toita seda isu erinevate mängudega,
Kevadeti kooliaasta lõpus me korraldame ka oma kooliõpilaste vahel väikese cashflow turniiri, et selgitada siis välja parim investeerija. Suve alguses me teeme ka väikeseid linnalaagreid, kus siis koostame väikese äriplaani, kaardistame oma eesmärke ja no loomulikult palju lauamänge hommikust õhtuni. Mida see ring teile andnud on? Majandusmängude ringist ma olen eelkõige õppinud seda, et lauamängudes ei piisa ainult õnnest, vaid on vaja ka strateegiat, nutikust ja kavalust. Mina olen teada saanud natukene aktsiamaailmast ning börsist ning olen õppinud paremini rahaga ringi käima. Mina olen õppinud majandusmängudest raha kohta rohkem, et seda ei tuleks nii palju kulutada. Ja kui ma nüüd poodi lähen, siis ma ei kuluta seda enam nini-nänni peale, vaid kogun suuremate asjade jaoks, mis on kasulikud. Ja nüüd räägime sellest, kuidas argihommikuti hõlpsalt säästa aega meikimise arvelt. Võib siis näiteks magada kauem või teha parem hommikusöök või hoopis jalutada tööle autoga sõidu asemel. Püsimeik on mikrotätoveerimine ehk siis värv kantakse pisikese nõela abil naha alla, joonistatakse välja siis kulmukuju, silmalainer või taastatakse huulekuju ja püsib siis ütleme aasta kuni 3. Kas lisaks näomeigile tehakse midagi muud ka? Jah, on võimalik taastada rinnanipud, katta arme ja tehakse ka seda põsepuna. Kas enne seda pindmist tätoveerimist tehakse ka tuimestus või on see valus? Valus ta ei ole, tehakse tuimestus, mida hoitakse peal kuskil 20–30 minutit ja protseduuri ajal kasutatakse ka lisatuimestust, mis võtab selle pinna päris tuimaks. Valus ei ole. Kui kaua see püsimeik peal püsib? Vanast ajast on arusaam jäänud inimestel, et ma ei pea 5 aastat enam mitte midagi oma kulmudega tegema, siis tänapäeval see enam nii ei ole. Et kui sa tahad saada niisugust loomulikku tulemust, siis arvestada tuleb kuskil aasta-poolteist, siis peaks värskenduses käima. Silmad püsivad kauem, kuna must värv on kõige niisugune tugevam värv. Ta võib püsida seal kuni 5 aastat, aga huulte puhul on kuskil 2-3 aastat. Ütleme, kulmud kuluvad kõige kiiremini. Kas silmalau tätoveerimine ohtlik ei ole? No kui protseduur teostatakse õigesti, siis ta ei ole ohtlik. Vanuse või sihtgruppi ei ole, aga üldiselt praegu on ta päris populaarne protseduur. Kas püsimeiki tullakse siis alati uuesti saama? Üldiselt tullakse jah värskendama, mõni üksik laseb tal täiesti ära kuluda, et päris niimoodi ei ole, et ta nüüd jääb eluks ajaks. Et ta mingi aja peale kulub ikka maha, aga tavaliselt ikka tullakse värskendama. Loodan väga, et sul oli meiega täna tore ja põnev. Kohtume jälle nädala aja pärast ja seniks ootame kevadet.